põrked. Neid on lihtne joonistada. Kui sul on kaks massi, liiguvad üksteise poole, siis mingisugusel ajahetkel nad arvatavasti saavad kokku. Ja siin on põrge ja siis nad mingil hetkel jälle pärast seda liiguvad üksteisest eemale. Nüüd eksperimenti on sellega palju keerulisem teha kui joonistada. Et kui me võtame näiteks impulsi jäävuse seaduse, et siin, eks ole, on meil M1, V1, siin on M2, V2, siin on põrge ja pärast põrget. M1 on jätkuvalt M1, et V1 on nüüd primiga, M2, V2 on primiga, need kaks kokku liita peaks kehtima võrdus. Nüüd, milles on probleem? Probleem on see, et see on väga kiire protsess. Ja kuna me teisest küljest teame, et jõud, mis iganes impulsi muutusega kaasnevad, neid saab kirja panna niimoodi, Newtoni teisest seadusest, siis kui see delta T on väike, siis mis iganes see delta P on, jõud on suur. Ja kui jõud on suur, siis siin hakkavad toimuma igasugused imelikud asjad. Mis iganes imelikud asjad, aga suurte jõududega me tavaliselt ei suuda oma eksperimenti kontrollida nii palju, et oleks võimalik aru saada. Näiteks veenduda, et impulsi jäävuse seadus on päriselt asi. Nüüd, et eksperimenti päriselt ikkagi teha saada, teades, et delta P võrdub, eks ole, mass korda delta V, siis peaks proovima teha mida? Peaks proovima teha seda, et delta T oleks võimalikult väike, ehk siis me saaksime uurida põrkeid, mis kestaksid rohkem või kauem aega kui näiteks kahe raudkuuli põrkumine. Ja teine asi siis mass, ehk siis need massid, mis siin liiguvad, need võiksid olla võimalikult väikesed. Kui need kaks asja teha, siis see jõud äkki ei ole liiga suur. Ja teine asi on ju veel see, et kui see aeg, delta T on siin mõistlikult suur, siis me äkki suudame ka vaadata, mis siin põrke sees toimub. Et kui see põrke kestus on 1 mikrosekund, siis vaevalt, kui ta on millisekund, siis midagi võib-olla juba tuleb, aga üldiselt, kui meie andmekogujad töötavad sagedusega, äkki töötavad 1000 korda sekundis, siis põrge võiks olla pikem. Ja tüüpiliselt, kui kaks väga jäika keha põrkuvad, siis see vastav, see delta T on nii väike, et me lihtsalt ei näe mitte midagi. Et see on probleem. Et mis iganes katse me püsti paneme, peab see kuidagi nende probleemidega tegelema. Ja siis sellega ongi tegeletud. Et see, millega see katseseade, mis meil on olemas, et siin on tegeletud sellega, et see delta T oleks suur ja delta P oleks väike, ehk siis mass väike. Ja siis need kiirused on sellised kiirused, mida me suudame jälgida siis lihtsalt visuaalselt, et me näeksime, mida me teeme. Et see oli sissejuhatuseks.